Tere! Alustan äkki natukene enda taustast, et oleks arusaadavam. Et see, et ma asusin õppima õigusteadust ja täna advokaadina töötan, ei ole mind kuidagi takistanud lapsepõlvest peale juba garaažis aega veeta, käsi õliseks teha ja vahest tuleb ka abikaasa pahameelt kuulata, et tema ei soovinud abielluda advokaadiga, kelle küünealused on mustad. Aga paraku see niimoodi on ja see läbilõige ühest vanatehnika harrastajast ei ole sugugi mitte ühe ametiala esindajad, et mõnikord võib tunduda, et äkki autoremondi luksepad on need, kellele meeldib vanatehnikaga tegeleda, ei ole üldse mitte. Need võivad olla ka puussepad, arstid, juristid, õpetajad, see seltskond on väga, väga lai. Millest ma natukene täna rääkida tahan, jooksen alguses kiiresti üle sellised mõned ajaloo pöördepunktid ja seetõttu meie ajaloolisest vaatest, aga lõpuks jõuda ka selleni, et millega me siis täna niimoodi eraisikutena tegelikult ilma riigi toeta oma vanatehnika harrastuses siis tegeleme. Kõigepealt mõned sellised aastaarvud, te võite enda jaoks mõelda, mida nad teie jaoks tähendavad, aga meie kui vanatehnika harrastajate jaoks on enamusel neist sellised olulised tähendused ja võib-olla natukene teistsugused kui muude inimeste jaoks. Alustame algusest. 7. mail 1895 esitleti Eestis esimest korda kaherattalist mootorsõidukit, mis siis mööda rööpaid ei sõitnud, sest rongid olid ju teadupärast ammu olemas. Ja 8. septembril 1895 jõudis ta ka siis Tartusse, kus esimene ametlik kiirusrekord sai püstitatud. Ehk siis see on see ajalugu, millest meie sisepõlemismootoriga ja üldse selline tehniliste või sõidukite ajalugu alguse on saanud. Sama mees jalgrattakaupmees Schümann tõi järgmisel aastal ka Benz Velo Eestisse, mille pilti nägite ka ennem. Seda esmakordselt esitleti siis 1896. aasta 23. augustil Tallinnas. Järgmine selline oluline verstapost on näha siit selle pildi pealt, ehk siis 1902. aastal jõudis tegelikult püsivalt Eestisse üks esimene auto, Panhard Levasseur, ja selle auto peal istumas ka näha meie nüüd autopioneeri Johan Johansoni. Ja nüüd nendest sellistest negatiivsematest pooltest. Meie Eesti ajaloos on olnud nii meie rahva jaoks, aga eelkõige ütleme tehnikapärandi seisukohalt 3 sellist tõsist kollapsit või sellist olukorda, mis on meie tehnikapärandit hävitanud. Esimene neist sai alguse 1914. aastal esimese maailmasõjaga ja puhtalt numbrites, et kui Eestimaa ja Liivimaa kubermangus oli enne esimese maailmasõja algust umbes 1500 mootoriga maismaasõidukit, siis 20. aastal Eesti Vabariigi loomisel oli neist järele jäänud siia Eesti piirkonda 110 sõidukit. Ehk siis sõda tegelikult hävitas väga palju ära, mis omakorda tähendab ka seda, et see meie tehnikapärandi hoidmine, meie tehnika ajalugu on alati kantud ka sellest, et mingil perioodil on tegelikult suur osa meie algupärasest tehnikapärandist hävitatud. Teine meie jaoks kollapsilaadne olukord oli siis teine maailmasõda. Arusaadavalt ka meie rahvale väga traagiline. Kui 1940. aastal, kui siis maksuaastad olid ju maist aprillini, loeti kokku Eestis registreeritud autod, neid oli umbes 8000 ringis, veoautod, sõiduautod, bussid, kõik, siis sõiduautosid oli seal 3618. Kui sõda ikkagi reaalselt Eestist üle käis, Nõukogude Liit oli välja löödud, asendunud Saksa okupatsiooniga, siis 42. aasta alguses sakslased lugesid üle siis selle tehnika, mis alles oli jäänud. Leiti 1335 sõiduautot, kuid neist vaid 367 olid sõidukorras. Eks siis see arv oli suhteliselt suur tänu sellele, et lihtsalt nende autodega ei jõutud siit välja, nad läksid tee peal katki. Loomulikult peideti palju sõidukeid ka ära, et neid päästa siis rekvireerimise eest.
Ja nüüd hüppame aega, mis meie rahva jaoks tegelikult on olnud ju positiivne, aga meie tehnikapärandi, vana tehnika säilimise mõttes taaskord selline kehv aeg. Ehk siis me elasime kuskil 89, 90, 91 aastani sellises omapärases ajakapslis. Piirid olid ju kinni. Inimesed ei saanud isegi naljalt siit Nõukogude Liidust välja, rääkimata sellest, et sõidukeid kuhugi siit üle piiri viia. Ja nüüd järsku läksid piirid lahti. Ja tagajärg oli see, et see sama selline ühendatud anumate süsteem toimis sellisena, et kui meie eestimaalasele tundus üks külmkapp, televiisor või videomakk ääretult ihaldusväärne ja kallis objekt, siis üks vana auto või mootorratas teps mitte. Ja see oli täitsa tavapärane, et vahetati meie selline vana tehnika kas külmkappide, videomakkide või kasutatud autode vastu, mis kõik olid ju ajas kaduvad, aga meie ajalugu rändas siit välja. Tõsi, see vana tehnika, mis siin 90ndate alguses oli, väga vähe oli sellist pärandit, mis oleks olnud nii-öelda algupärane Eesti pärand. Suures osas siia jõudsid need rekvireeritud ja Saksamaalt reparatsiooni korras toodud sõidukid, mille hästi lühikene ajalugu oli ju selline, et kui 45. aastal sõda Euroopas lõppes, siis Saksamaa oli jagatud pooleks. Ühe poole vedas siis venelane Nõukogude Liitu ja teise poole vedas siis ameeriklane siis lääne poole seda tehnikat sealt ära. Ja umbes 50ndate alguses hakkas siis Nõukogude Liitu viidud eriti sõiduautod ja mootorrattad küll vähem liikuma siia Baltikumi. Seda sellel põhjusel, et plaanimajandus ei toiminud, autosid nii palju toodetud kui vaja oli inimeste jaoks ja lihtsalt sõitis üks kurgikoorem Leningradi ja tulid mehed siis autodega sealt tagasi. Meil oli ettevõtlikkust, nutti ja oskusi ja nii see tehnika siia rändas. Plus teine küsimus Nõukogude Liidus 50ndate alguses hakati suuremates linnades keelama kapitalistliku, imperialistliku tehnika kasutamine ja seetõttu pidi neid sealt müüma. Nüüd ühistegevuslik vanatehnika harrastus selle ajalugu kiirelt läbi joostes. Siin on meil sellised 4 perioodi, milleks me ise jagame siis selle oma vanatehnika liikumise. Alustame 66. aastast esimesed 10 aastat hakati korraldama autojuhtide päevi. Ja miks ma ei räägi varasemast ajast 66, aastast 1924 on ju Eesti Autoklubi loodud, juba Tsaari-Vene ajal olid jalgrattaühingutest ju aero ja autoklubid arenenud, aga kõik nad tegelesid meie mõttes täna siit vaates vanatehnikaga, aga tolles vaates ikka täiesti uute asjadega. Ehk siis me ei saa rääkida sellisest pärandi hoidmisest või tehnikapärandist, vaid ikkagi sellest, et need olid siis kas autoomanikud või mingisugused ametimehed, autojuhid näiteks, kes siis oma huvide eest võitlesid ja oma kogukonna eest seisid. Aga esimest korda jõudsime me siis selleni, et me tõesti väärtustasime nii-öelda vanu sõidukeid, pensionäre. Ega see Mäksa autojuhtide päev algaski ju sellest, et väärtustada ja tänada autojuhte, pensionäre, kes on oma tööd hästi teinud ja selle raames siis korraldati ka vana autoparaade. Ja me siin Eestis väidame nendele andmetele tuginedes, et Nõukogude Liidu vanatehnika liikumine sai alguse ikkagi Eestist, sest keegi teine pole suutnud varasemat kuupäeva välja tuua. Mäksa päevadel käisid näiteks ka lätlased, kes 72. aastaks jõudsid nii kaugele, et nad asutasid esimese ametliku vanatehnika klubi Nõukogude Liidus. Eestis jõuti selleni siis 31. jaanuaril 1976 ja tänasest vaatest homme, 50 aastat tagasi, toimus selline esimene orgkomitee kokkusaamine Tallinnas Pikal tänaval Automi ruumides, kus oli peaaegu 100 inimest. Ehk siis tegelikult oli kogukond oli valmis, midagi oli vaja teha, kuidagi oli vaja organiseeruda ja võib-olla tollel kaugel ajal ei olnud see eesmärk isegi nii väga seda tehnikapärandit hoida, vähemalt suurel osale sellest seltskonnast, vaid kuidagi oli vaja infot vahetada.
Teate, internetti polnud, varuosa katalooge polnud, et kui sul oli enne sõjaaegne Opel, Mercedes, BMW, siis kuidas sa seda remondid? Ikka oli vaja infot omavahel vahetada. Aga suurem ja laiem eesmärk loomulikult lätlaste eesmärgil teha siis, hoida siis ka tehnikapärandit. Esimene suurem sõit Tallinn-Rakvere, millest saab siis meil sellel aastal ka või järgmisel aastal 50 aastat. 20 aastat kestis siis selline ütleme siis periood. 76. aastal loodud uuniku lõpetas Valeri Kirss ainuisikulise käskkirjaga 1994. aasta maikuus ära. Piltlikult öeldes ütles ta, mina olen sinu sünnitanud, mina sinu tapan ja sellest tulenevalt lõpetan ma selle klubi ära. Aga klubis oli üle 200 inimese, piirkonnad üle Eesti ja ega siis see klubi ei koosne ju presidendist või sellest juhist, vaid ikkagi inimestest. Ja need inimesed tahtsid edasi tegutseda ja lõid siis omad väikesed rakukesed. Ma ise arvan, et see ääretult isekas tegu Valeri Kirsi poolt lõpetada selline klubiline liikumine justkui ainuisikuliselt ära, oli tegelikult meile hoopis positiivne. Ja seda võrdluses, kui ma vaatan näiteks täna, kuidas lätlased tegutsevad. Nende Antico automobiiluklubs, mis 72. aastal loodi, toimib tänase päevani. Erinevus Eestist on see, et kui Eestis on meil 13 klubi, kes on otsustanud liituda Eesti Vanatehnika-klubide liidu kui katusorganisatsiooni alla, siis Lätis ongi endiselt ainult üks klubi. Üks klubi, üks president, seal on küll sektsioonid, aga on näha seda, et sellist nagu laiapõhjalist tegevust ei ole. Selle laiapõhjalisuse juurde jõuame ka mõne hetke pärast uuesti tagasi. Ehk siis loodus tühja kohta ei salli ja tegelikult hakkasid need klubid siis inimesed ise kogunema ja oma klubisid looma. See kogukond, mis selles on organiseeritud vanatehnika liikumises on sees, on natuke üle 500 inimese, aga see ei tähenda seda, et see kogukond tegelikult olekski 500 inimese suurune. Kõige parema väljundi arusaama sellest, et kellele need asjad huvi pakuvad, kes nendega tegelevad, annab võib-olla meie sellised laadad. Näiteks Tagadi restauraatorite päev, mis üle homme on 5-10 000 inimest käib seal. Tõsi, kõik nad ei huvitu tehnikast või sõidukitest, mootorratastest, seal on ka sellist antiigi müümist, aga siiski on ta Baltikumi suurim laat ja see annab mingisuguse ülevaate sellest, kui palju neid vanatehnika huvilisi eraisikuid meil on. Vanatehnika-klubide liit iseenesest tegutseb aastast 2000 ja päris MTÜ-na registreeritud aastal 2014. Lihtsalt kerge kõrvalepõigi juriidikasse, et saaksite aru sellest ühest tegevuspõhimõttest. Nimelt loodi Vanatehnika-klubide liit seltsinguna ja seltsingu eripära juriidilises keeles on see, et kõik otsused tuleb langetada konsensuslikult. Mis tähendab seda, et kui keegi on vastu, siis ei tehta. Ja Vanatehnika-klubide liit suutis 14 aastat toimetada niimoodi, et MTÜ-na polnud registreeritud, selliseid muid hääletamisi polnud, aga seda põhimõtet on püütud säilitada siiamaani. Ehk siis kui võetakse vastu otsuseid, kuidas mingisuguse tegevusega edasi minna, mida teha, siis püütakse seda alati teha konsensuslikult, kui see ei õnnestu, siis jäetakse see tihtipeale ka kõrvale. Ma tuletan meelde, et meil mingid riiklikke ülesandeid ei ole, me teeme seda hobi korras ja enda jaoks. Ja muuhulgas oleme me ka rahvusvahelise vanasõidukite organisatsiooni FIVA liikmed. FIVA teadupärast on UNESCO partner tehnikapärandi hoidmisel. Mida siis eelkõige see klubide liit teeb, sest iga mees ise taastab oma sõidukeid ja käib kokkutulekutel ja nii edasi. Aga see, mida tehakse katusorganisatsioonina, on siis püüda seista selle kogukonna huvide ees. Sest kui üks üksikmees läheb oma huvide ees seisma, siis küsib riik vastu, et aga miks me sinu ühe huvides midagi peame tegema, kus see kogukond on ja mis teil seal toimub. Ehk siis need on erinevad seadusandlusega seotud küsimused, millega põhiliselt tegeldakse ja haritakse oma liikmed alates üldregulatsioonidest, registreerimismärkide väljastamist, registreerimisest, tehnonõudega tuleb väga palju tegeleda ja läbi aegade oleme me korduvalt pidanud ka erinevate maksudega tegelema, kus vahest on õnnestunud erisusi sisse saada, aga vahest mitte. See vana sõiduk on meil nüüd täna ka üks selline juriidiline termin.
Ehk siis selle aasta algusest on üldine ajaloolise väärtusega sõiduki termin meil selline, et on vähemalt 30 aastat vana. Ja no tegelikult mis tahes vana sõiduk, 30 aastat vana on juba ajaloolise väärtusega sõiduk, aga vana sõiduk on siis selline erikategooria, mis on siis tunnustatud vana sõidukina ja seal on see originaalsus ja tehniline seisukord väga, väga oluline. Erinevatel aegadel oleme me neid vanasõidukeid ühiskondlikus plaanis ka püüdnud esile tõsta 80-ndatel, võib-olla siit parem vaadata. Aastast 1980 olümpiaparaadi ajaks loodi süsteem, kuidas hakati klubi numbreid välja andma, neid anti 109 lõpuks välja autodele ja mootorratastele ja mõte oli siis selles, et tunnustada sellist taastamistegevust ja mõnikord oli ta vajalik ka selleks, et sellega oleks lihtsam liikluses osaleda, sest enamus teist teab, et Nõukogude Liidus näiteks veoautot sul olla ei tohtinud, aga vanasõidukite klubi raames võisid sa olla ka veoauto valdaja. Taasiseseisvuse ajal hakati ühel hetkel väljastama väga vabalt registreerimismärke, millel võis oma enda soovitud kande peale panna ja siis Tartus Levateki mehed leppisid kokku, et on selline seeria nagu Unike 3 numbrit, mida siis antakse välja ainult vanadele ja unikaalsetele sõidukitele. Paraku riik pani sinna maksu peale ja pärast seda neid numbrimärke enam välja ei antud. Järgmiseks aastal 2001 uue liiklusseadusega tuli siis üks registreerimismärgi standard tüüp juurde, selleks oli unikaalse sõiduki registreerimismärk, mille mõte oli see, et kui sõiduk on tõesti eriline, ta ei pea isegi vana olema, et siis paneme tal natuke teistsuguse registreerimismärgi, natuke teistsugused tingimused ja nõuded talle ja sellega siis eristame teda tavasõidukitest. Kuna need unikaalsete sõidukite omanikud, selleks oleks võinud näiteks olla, ma ei tea, uue McLaren Mercedes omanik ka, sest neid on väga vähe toodetud, Eestis võib-olla ainult üks ongi, ta oleks võinud ka sellise numbri saada. Kuna nende omanikega koostöö ei sujunud ja neil ei olnud ka mingisugust mõtet või eesmärki sellel taga, siis lõpuks taandus see must registreerimismärk puhtalt vanasõidukitele, ehk siis vähemalt 35 aastat vanadele sõidukitele ja niimoodi on ta siis meil seadusandluses olnud küll aastast 2006 sees ja niimoodi siit me näeme ka seda, kui palju neid erinevaid sõidukeid vanasõidukina tunnustatud on. Ühtekokku tänase päeva seisuga on siis peaaegu 20 aasta jooksul 1520 erinevat autot, mootorratast, bussi, veoautot, traktorit saanud siis vanasõidukina tunnustatud ja selle musta registreerimismärgi sinna külge. Kui palju siis meie vanadest sõidukitest neid vanasõidukeid on? Et siin peab vaatama seda keskmist tabelit sõidukid valmistamise aega kuni 1988, et kuna siin värskemaid andmeid ma ei hakanud võtma automaksuga seoses neid tabeleid tegime, siis te näete seda, et aasta tagasi oli meil Eesti liiklusregistris peaaegu 100 000 sõidukit, millel vanust oli vähemalt 35 aastat. Aga see suurepärane pealiiva alla peitmise süsteem, mis meil aastast 2004 käis, kui me Euroopa Liidu liikmeks saime, et me küll nõustusime ja kohaldasime jäätmedirektiivi Eestis, et ühtegi autot niisama metsa alla viia ei tohi, kõik tuleb utiliseerida nõuete kohaselt, aga samas lubasime registrist ajutiselt kustutada või isegi automaatselt peatatud kandega, jätsime neid sõidukeid niiviisi, et sa ei pidanud midagi tegema. Kuna makse polnud, siis inimestel huvi polnud ja sellest tulenevalt oli enam kui 300 000 surnud hinge liiklusregistris, aga palun väga, nad olid olemas. Ja selleks, et aru saada, kui palju oli surnud hinge ja kui palju tegelikke sõidukeid, siis nendest ligi 100 000 sõidukist vaid 10 035 pluss vanuses sõidukit olid siis, sõiduautodest on siis praegu jutt, olid kehtiv ülevaatusega. Ja nendest siis umbes 600-700 sõiduautot on siis sellised, mis on saanud vanasõiduki musta numbri. Ehk siis see on umbes see valim, et mitte 1%, vaid umbes 10% Eestis 35 pluss vanuses sõidukitest on saanud siis ka vanasõiduki tunnustuse. Rääkisin sellest maksuteemast lihtsalt sellise
kurioosse vahelepõikena siia, et kui mootorsõiduki maksu hakati kehtestama, siis ametnikel oli kaks arusaama. Et kui sul on vanad sõidukid, siis on kaks varianti. Et need on sul kas utiil, jäätmed või sa oled rikas. Ja mõlemal juhul on ju lahendus lihtne. Jäätmetest loobu ja kui sa oled rikas, et neid omada, siis maksa. Ja üks nagu lähenemine, mis veel ametnikel oli see, et kui juhtumisi on see vana sõiduk, ükskõik kas ta on musta numbriga või mitte, sul mingisuguse juriidilise isiku nimel, olgu see siis klubi, MTÜ või mõnedel olid ka osaühingute nimel, siis on see ju üks äritegemise vahend. Ja kui sa äri teha ei oska, siis müü maha. Mis tähendas seda, et vanuse koefitsienti ei olnud. Ja siit näete neid summasid, mida oleksid pidanud siis meie suuremate kollektsioonide omanikud maksma, kellel olid siis juriidiliste kehade nimel vana sõidukid. Keskmine maks 800 eurot aastas. Me nimetasime seda muuseumi maksuks. Seda infot, mis ma siin praegu jagasin, näete te seal meie vanasõidukite registri kodulehelt, kus me muulgas ka näiteks kogume infot ja andmeid sõiduki varasema ajaloo kohta. Siin on ühe Steyri ajalugu näha alates aastast 1952, kus on esimene märk sellest autost Eestis, ka pilte ja kuidas siis see tema ajalugu siin on kulgenud. Aga nüüd sellest põhilisest, millest ma oleks pidanud tulema rääkima. Ehk siis, kuidas see eraalgatuslik vana tehnikapärandi hoidmine käib. Kõigepealt, mida me üleüldse kogume ja hoiame. Ja vastus on see absoluutselt kõike. Nii nagu mis tahes muud kogujad on ka vanatehnika harrastajad täiesti laia diapasooniga ja mitte mingisugust sellist spetsialiseerumist ei ole võimalik siin välja tuua. Alates jalgratastest sõiduvahenditeni kuni võidusõidutehnikani, busside, veoautodeni absoluutselt kõike kogutakse. Mis vanuses? Igas vanuses. Mis seisukorras? Igas seisukorras. Mida tuleb küll selle juures arvestada, et mida põhiliselt kogutakse, on see peavoolu teema. Mul on Valeri Kirsiga olnud aastaid perioodiline vestlus alati temaga sellel teemal, et kas Eesti vanatehnika liikumine on hukas ja harrastatakse mingisuguseid uusi autosid. Ja see lõpeb alati meil sellega, et ma küsin tema käest, et aga olümpiaparaadil ja sajandisõidul 86. aastal, kui vanad autodega sõitsite? 20. 30. Ehk siis autodel vanust tollel ajal umbes 40-50 aastat. See on ka täna nii. List aeg on läinud edasi, 4-50 aastat vanad sõidukid on 70. ja 80. Ehk siis see on see peavool. Ja peavool on ta sellepärast, et see on nostalgia. Sa mäletad lapsepõlvest oma unistuste autot, vanemate autot, esimest autot, millega sa pruudi sõitma viisid või oled ajakirjast kuskilt lugenud, et see on see peavool. Ja peavool meil on selles mõttes ka hea see, et meil on suhteliselt noored harrastajad. Et ikkagi selliseid 40-ndates, 50-ndates harrastajaid on palju ja ka nooremaid on. Siis mujal maailmas kipub vanatehnika harrastaja olema 60-70 pluss, siis kui ta on pensionile läinud. Meie vanatehnika harrastus saab alguse sellest, et alguses pole võimalust osta endale uut autot, sõidad vanema autoga, pead selle remondiga ennast kurssi viima ja niimoodi need asjad siis käivad. Järgmiseks, mis seisukorras? Jah, sellest ma juba rääkisin, et see võib täiesti vabalt olla lihtsalt üks hunnik tükke. See võib olla ka täiesti originaalsena säilinud nagu seal all vasakus nurgas originaalvärvis ja kõik originaalsena, aga võib olla ka selline sõiduk, mis on siis läbinud kunagi mingisuguse restaureerimise, korda tegemise, sõidukorda paneku ja on siis sellises seisukorras, mis enam ei ole originaalne, aga samas sõidetav. Kuidas me neid hoiame? Need pildid näitavad väga selgelt seda. Väga suur osa sellest vanha tehnikast seisabki õues. Kellel millised võimalused parasjagu on, mida suurema kogumiskirega sa oled, seda rohkem sa endale asju kokku kogud, seda vähem on sul võimalik neile katuseid peale korjata ja lõpuks osa sellest tehnikast mädanebki niimoodi ära. Meie kogukonnas on ka põhimõtteliselt Järva-Jaani varjupaik, mille suhtes on meil alati kahetised tunded. Et esiteks, et seal nad ju hävinevad põllu peal
Et teiseks, kui me mõtleme selle peale, et kui nad seal põllu peal ei oleks, siis nad oleksid juba metallihundis. Jah? Et siis ei oleks neid üldse olemas. Et pigem las nad siis aeglaselt hävinevad, kui see, et me hävitame nad täielikult ära. Ja nüüd üks teie kui muuseumi inimestega siukene põrgatamise teema. Vot, leidis mees sellise auto. Värvkatte kõik on ilusasti peal. Osaliselt isegi originaalne värv ja tahtis selle siis omale korda teha. Ja see oli see üks põhjus, miks me selle vanasõiduki teemaga jõudsime ühel hetkel Kultuuriministeeriumist tegelikult toonasesse teede- ja sideministeeriumisse, praegusesse siis ütleme Kliimaministeeriumi alla. Ehk siis pidasime siis arutelusid muuseumi inimestega, et kuidas me selle vanasõidukini jõuame. Kõigepealt võtame selle räämas auto ja siis me puhastame ta ära. Puhastamine toimub loomulikult liivapritsiga, mille peale konserveerijad küsisid meie käest, et kuidas, kas kogu see vana ajalugu läheb vastu taevast. Ja lähebki, selle liivaga läheb ta prügimäele. Ehk siis tegime selle kõigepealt ära. Järgmiseks tegime mida? No vaja see auto ju üle värvida, teha uus sisu. Värvime ta üle. Ja jälle läksid meil konserveerijatega ja muuseumi inimestega suusad risti. Ehk siis, mis värviga värvite? Ikka selle vana, algupärase värviga. Ja meie vastus oli, et enamasti mitte. Meil seda algupärast pole kusagilt võtta. Me värvime tänapäevase värviga, aga võimalikult sarnas. Ja siis jõuame me kuhu? Me saame selle auto lõpuks valmis. Ja võt siis, kui me selle auto saime valmis, tahtsime talle selle musta numbri ka külge panna, siis esitasid meile muuseumi inimesed ja Kultuuriministeeriumi viimase küsimuse. Ja mis siis? Vot siis me lähme tänavale ja sõidame sellega liikluses. Vot siis temmeldati meid sisuliselt paariateks ja öeldi, et kuulge, teie koht ei ole siin. Teie ei ole kultuuripärandi hoidjad, teie olete nende hävitajad. Kõigepealt lasete te kõik selle vana maha, siis te värvite selle kuidagi oma teadmise järgi üle ja lõpuks lähete te, nii palju kui seda pärandit säilinud on, lähete te tänavale. Ja kõige ohtlikumasse kohta, mis üleüldse olla saaks, jah? Eks ole? Siin on veel üks teekond, kuidas meie kogukonna liikmed on jõudnud siis sellisest plekki hunnikust lõpuks restaureeritud autoni. Ehk siis kui see eelmine näide oli selline, kus oli justkui nagu komplektne ja koos auto ja võiks püstitada küsimuse, et kas äkki midagi hävitati, siis siin enam midagi hullemaks teha polnud. Selle auto taastajad ongi lähtunud sellest põhimõttest, et ega me hullemaks midagi teha ei saa. Teeme pigem paremaks. Mis on see vanatehnika kogumise eesmärk? Ühele on see investeering. Ta paneb selle lina alla, hoiab seda, mitte kellelegi ei näita. Teise jaoks on see teha selline kodumuuseum ja näidata seda. Aga põhiline osa meie kogukonnast tahab nendega sõita. Käia üritustel väljas ja näidata neid. Ja need sõidud on tegelikult päris sellised suured üritused meil välja kujunenud. Näiteks iga 5 aasta tagant korraldada vanasõidukite suursõit, enam kui 200 sõiduvahendit alates 20-ndatest kuni siis 35 aastat vanade sõidukiteni. Sõidavad 1000 kilomeetrit mitme päeva jooksul ümber Eesti. See aasta oli see üle 700 kilomeetri, 16 näitust ja TRS ka tuhanded inimesed. Et see on see kogukonna viis, nagu kuidas me siis oma asju korraldame, muulgas ka seminarid ja ka rahvusvahelised kokkutulekud. Nüüd teiega haakuv teema, muuseumid. Me oleme pannud pretensjoonika pealkirja, et Eesti vanatehnika muuseumid on, aga tegelikult Maanteemuuseum on ka siin vist kas number 3 all äkki siin on näha. Aga see selleks, me reklaamime seda meie välispartnerite ja hobikaaslaste seas sellise nimekirjana. Kui te Lätti lähete, siis küsitakse, et kus on tehnikamuuseum. No Riias muidugi, Riia mootorimuuseum, jah. Aga kui Eestisse tulete, siis aga ühtset pole. Miks ei ole, sellest ma võin pikalt ajalugu rääkida. Kõige suurem ja olulisem põhjus on see, et me lihtsalt ei suuda kokku leppida, et kuhu me midagi teeme. Ja kes selle lõpuks kinni maksab ja kes sinna midagi toovad, aga meie lahendus on siis see, et meil on siis liikuv vanatehnika muuseum, mis siis käib üritustel väljas ja meil on terve hulk väikeseid muuseume, eramuuseumi, kuhu inimesed saavad siis minna neid ekspositsioone vaatama. Üks osa meie tegevust on ka uurida seda ajalugu ja võt
unikaalne, ainulaadne 1941. aastal väljastatud registreerimismärk, mis oli nüüd sellises seisukorras, et kui tahate, siis Rein Veldil on täna kaasas, kui kaugele me selle restaureerimisega oleme jõudnud. Valge värv on veel peale panemata. Kas oleks tohtinud need augud kõik kinni panna ja seda restaureerida või oleks pidanud seda roostet seal säilitama. Aga meie tahaks, et ta näeks välja, nagu ta oli siis, kui ta tehasest tuli. 30 aastat tagasi avastasime just katlamajast sellise hunniku toonase autoinspektsiooni registrikaarte. Need on umbes 200 000 tükki. Kogukond on neid 30 aastat hoidnud ja nüüd mõtleb, et kuidas saaks riigile tagasi anda. Et ei ole ju normaalne, et kuskil kellegi keldris seisavad sellised asjad. Teeme need asjad korda ja siis peaksid nad riigi kätte tagasi jõudma. Natukene anname ajakirju välja. Kõige suurem klubi Unik Moto annab Tempo ajakirja välja iga aasta oma tegevuste kohta ja klubide liit siis vanasid velgesid. Praegu tegeleme ka vanatehnika ajaloo kokku kirjutamisega. Esimene raamat on valmis kuni 75. aastani. Loodetavasti saab lähikuudel valmis ka teine raamat, siis, mis puudutab nõukogude aegset Uniku perioodi. Ja tere tulemast ülehomme Tagadi restauraatorite päevale. Minu aeg sai otsa, oleks taht rohkem rääkida. Aitäh, ma usun, et võib-olla päeva jooksul veel tekib hetk, kus sa saad huvilistega arutada, eks ole, seda teemat. Meil on väikene kingitus. Korra küsimusi ei jõua teha, sest muidu jääb lõunaks liiga vähe aega. Peate 4 silma all küsima. Aga ma lihtsalt ütlen, et tuleb suur pidu siis ka järgmine aasta, kui juubel on. Ja meil on planeeritud erinevad klubid, siis korraldavad üle Eesti selliseid juubeliüritusi, kus me meenutame neid vanu aegasid veel. Ühe asja ma tegelikult see lisaks, mis mul siin slaidi peal ei olnud. Me oleme enda jaoks püüdnud selgeks teha seda, et mis on selle tehnikapärandi hoidmisel ja säilitamisel oluline. Et kui meil on üks jõukas mees, kes suudab endale osta 100, 200, 300 sõidukit, ehitada nendele korraliku toa ka, kus neid hoida, kõik klimaatilised tingimused on olemas ja need seisavad seal, inimesed saavad käia vaatamas. Versus meil on üks selline keskmist palka saav harrastaja, kellel on üks Žiguli, aga ta hoiab seda sõitmas ja käib seda näitamas ja sõitmas. Ehk siis kumb on nagu olulisem. Ja meie enda jaoks ei ole kumbki neist olulisem. Püramiidi ei saa seda tippu, ei saa kätte siis, kui ei ole seda põhja. Põhi ei ole päris kindel, kas selle püramiidi põhi on see üksik ühe sõiduki harrastaja või see püramiidi põhi on see suure kollektsiooni omanik. Aga see kõik käib sümbioosis koos. Sest see suure kollektsiooni omanik ei lähe kõigi oma autodega korraga välja, heal juhul ühega. Ma olen vahest toonud ka selle paralleeli, et kui me mõtleme meie Kaitseliidu peale ja meie Kaitseväe peale, kas parem lahendus on see, kui kõik relvad on ühes hunnikus koos ja kui vaja on, siis läheme neid sinna vaatama ja kasutama või parem on see, kui iga mees ihub oma bussi kodus ja hoiab jahipüssi voodi taga, et kui vaja on, siis on ta võimeline välja minema. Et me põhiliselt püüame seda kogukonda hoida sellisena, et igaüks oleks väärtustatud, ükskõik odava sõidukiga sa tegeled, aga sa sõidad sellega väljas, et me liigume nendega. Mitte igapäevaselt, aga just nimelt selleks, et seda ajalugu näidata oma eheduses. Väga hea, suur tänu selle eest. Väikene kingitus. Nüüd on aeg lõunaks. Esinejad, võtke Andrese sappa. Andres juhib esinejad. Üks asi on veel, meil tegelikult me võtsime midagi kaasa ka, palun vabandust. Mina olen siuke väike tegelane seal Vanatehnika-klubide liidus, aga juhatuse liige Tiit Talts on toon. Tegelikult kui Rain rääkis siin murest, et ei ole eksponaate kuhugi panna ja nad peavad õues olema ja tuppa ei mahu. Aga et väiksemate asjadega saavad nad hakkama, leiavad väikse koha kuskil klaasi all näiteks. Ja tegelikult Kindrek näitas siin neid ajakirju, mis klubide liit on välja andnud ja need on tegelikult meil reaalselt ka olemas, mitte ainult virtuaalselt. Et siinkohal ma tahaks siis anda direktorile üle need päris ajakirjad. Need on siin kenasti olemas. Väga uhke. Olen väga tänulikud. Ja et mitte ainult virtuaalseks jääda, siis on tegelikult siin ka raamis pilt, mille te saate seina peale panna. See on nüüd siis selle aasta suursõidu Pärnust tehtud foto. Kui Rainil on aega, siis ta võib kõik need sõidukid ja osalised siit kokku lugeda. Tore. Ja suur tänu.
tänan ka kohe nagu siin kõigi teie ees, et tegelikult need Vanatehnika klubi on meie kõige, ma arvan, kõige suurem partner kõigi meie ürituste läbiviimisel, nii et kõik kõige väiksema Žiguli omanikust kuni nende suurte tegijateni, aga et te neid ühiselt koos hoiate ja seda siis kogukonda ühise mütsi all hoiate, et see on suur asi ja me oleme tänulikud selle eest. Aga kõik lõunale, nii et tuleme kokku siis